Pole saladus, et Ukraina on 2026 aastal oma kaugmaa võimekust suurendanud. Esimese 6 kuu jooksul tabati süvalöökidega 697 sihtmärki, mis läks Venemaale maksma $6,1 miljardit. Näita meile seda. Aga kas sa tead, mis on olnud suur saladus? Mõned droonid, mida Ukraina on nende rünnakute jaoks kasutanud. Nüüd pole see saladus enam saladus. Üllatava paljastusena on mitmed Briti meediakanalid avalikustanud, et Ühendkuningriik varustab Ukrainat droonidega, mida Ukraina on kasutanud võtmetähtsusega sihtmärkide hävitamiseks. Esimest korda ajaloos on Ühendkuningriik droonidega Venemaa olematusse saatnud. See on eriline saadetis Putinile Ühendkuningriigilt ja Ukraina on kulleriks. 16. augusti raportis avaldas ajaleht The Times, et 2 Ühendkuningriigi ettevõtte poolt toodetud kaugmaadroonid ei ole mitte ainult Ukrainale tarnitud, vaid neid kasutatakse aktiivselt mõnedes kõige olulisemates süvarünnakutes, mida Ukraina läbi viib. See on esmakordne sündmus. Ukraina on varem kasutanud Ühendkuningriigi Storm Shadow rakette Venemaa ründamiseks okupeeritud aladel ja piiriregioonides, kuid mitte kunagi droone, vähemalt mitte seni. Ja mis veelgi olulisem, see pole midagi, mis oleks alles hiljuti alanud. Ukraina on kasutanud Ühendkuningriigis valmistatud droone Venemaa ründamiseks vähemalt 6 kuud, lisab The Independent. Keegi ei teadnud sellest enne, kui see oli juba juhtunud. Ja need Briti droonid on kõvasti tegutsenud. Need on olnud seotud mõnede Ukraina kõige olulisemate rünnakutega. Naftatöötlemistehased, mis on Ukraina ühed levinumad sihtmärgid, saavad tabamusi Ühendkuningriigi droonidelt. The Independent kinnitab, et Briti droone on kasutatud vähemalt 2 naftatöötlemistehase ründamiseks Volgogradis ja Jaroslavlis. Võib-olla on neid veel, kuid ei Ühendkuningriik ega Ukraina räägi sellest. Siiski on selge, et Ühendkuningriik on nüüd seotud 2026. aasta rafineerimistehaste vastase kampaaniaga, mille käigus on Ukraina tabanud kõiki 11 Venemaa suurimat rafineerimistehast, mõjutades rajatisi, mis ühiselt vastutavad umbes 156 miljonit tonni toornafta muutmise eest kasutatavateks toodeteks, näiteks bensiin ja diislikütus aastas. Need rünnakud rafineerimistehaste vastu on mänginud suurt rolli tohutu kütusepuuduse tekkimisel Venemaal, kuna Ukraina kasutas oma rünnakuid, et võtta juuli alguseks Venemaal rivist välja 42% rafineerimisvõimsusest. Me arvasime, et Ukraina kasutas nende rünnakute jaoks omaenda droone. Nüüd teame, et osa neist rünnakutest olid seotud ka Ühendkuningriigi droonidega. Ainuüksi rünnak Volgogradi rafineerimistehase vastu sihtis rajatist, mis töötleb aastas 14,8 miljonit tonni naftat. Võib olla ka teisi rünnakuid rafineerimistehaste vastu. Siiski, teine paljastus, mis tuli Timesilt ja Independentilt, on see, et Ühendkuningriigi droone on samuti kasutatud rünnakuteks Moskva lähedal, keskendudes eelkõige logistikakeskustele Venemaa sees. Igaüks, kes on jälginud, mis toimub praegu Venemaa siselogistikaga, jõuab järeldusele, et see saab tähendada ainult üht. Ühendkuningriik on aidanud Ukrainal Wildberriesit muljuda. Ettevõte, mida sageli nimetatakse Venemaa Amazoni analoogiks, sai Ukraina sihtmärgiks juulis. Tänu oma tähtsusele Venemaa logistikas ja majanduses, samuti sellele, et Wildberriesi platvormi müüjad müüvad varustust, mida saab kasutada sõjas Ukraina vastu, ja Ukraina pole oma rünnakutega tagasi hoidnud. United24 Media andmetel oli Ukraina 16. augusti seisuga rivist välja löönud 7 Wildberriesi 10 suurimast logistikakeskusest, sundides e-kaubanduse platvormi omanikke ja Venemaa majandust kollektiivselt põlvili. DW lisab, et need rünnakud on Wildberriesile toonud tohutuid kulusid. Teatatakse, et lausa $5,7 miljardit väärtuses tooteid on tuhaks põlenud, kuna Wildberriesi laod üle kogu Venemaa on leekidesse mattunud. Ettevõtte kogukahju, arvestades remondikulusid, kompensatsioone ja kõiki Ukraina rünnakutega seotud kõrvalkulusid, hinnatakse nüüd umbes $9 miljardile ning see kasvab jätkuvalt. Nii nagu rafineerimistehaste rünnakute puhul, eeldame ka, et Wildberriesi rajatiste ründamiseks saadetud droonid olid Ukraina päritolu. Enamik neist olidki. Kuid nüüd teame, et mitte kõik. Suurbritannia on andnud oma panuse vähemalt 2 tüüpi droonidega, mida Ukraina on juba kuid kasutanud. Kõik need paljastused tulevad ajal, mil Ukraina viis läbi ühe oma suurima rünnaku Venemaa vastu. 16. augusti öösel korraldatud rünnaku käigus saatis Ukraina Venemaale 822 drooni, millest umbes 600 olid suunatud Moskva poole, teatab BBC. Veel üks Wildberriesi ladu sai Moskvas tabamuse ning Ukraina tekitas kahju ka rünnakutega, mis olid suunatud Rostovi ja Belgorodi pihta. Kas nende rünnakute käigus kasutati Ühendkuningriigi droone? Me ei pruugi seda kunagi teada saada. Siiski ei pea me tuginema ainult Ühendkuningriigi väljaannetele, et kinnitada, et Ühendkuningriigi droonid on tabanud sihtmärke Venemaal. Kreml ise on seda kinnitanud oma raevukalt vihastes raportites. BBC teatel on Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zaharova teravalt kritiseerinud Ühendkuningriiki droonide komponentide tarnimise eest, mida on kasutatud rünnakutes Venemaa territooriumi vastu.
ta väidab, et need komponendid leiti droonidest, mida kasutati rünnakus kütuselao vastu Rostovis, paljastades veelgi rohkem sihtmärke, mida Ukraina Ühendkuningriigi droonidega tabab. Venemaa on selle kõige pärast marus. Mis puudutab Ühendkuningriiki ja Ukrainat, siis mõlemad teevad selles küsimuses teadmatut. Ametlikult ei toimu sellest midagi. Nagu krüptobriifing märgib, ei ole Ühendkuningriigi droonide kasutamist rünnakutes Vene sihtmärkide vastu kinnitanud ei Ühendkuningriik ega Ukraina. See on tahtlik. See on omamoodi strateegiline ebamäärasus, mille eesmärk on hoida Venemaa teadmatuses ja samal ajal vähendada diplomaatilist pinget, mida põhjustaks see, kui Ühendkuningriik kinnitaks, et aitab Ukrainal Venemaad droonirünnakutega hävitada. Ühendkuningriik kasutab siin Venemaa enda taktikat. Rünnakuid viiakse läbi nii, et säiliks usutav võimalus vastutust eitada ning nii jätad oma vaenlase jõuetuks ja raevunuks. Venemaa on seda aastaid teinud hübriidrünnakutega, millest paljud on suunatud Ühendkuningriigi vastu. Nüüd maksab Ühendkuningriik kätte droonidega. Ühendkuningriik ja Ukraina ei pruugi olla valmis kinnitama, et Briti droonid saadetakse Venemaale, kuid nii see on. Ja see on see, mida me nende kohta teame. Lehe The Independent andmetel kasutab Ukraina vähemalt 2 drooni, mis pärinevad Ühendkuningriigist. Esimene neist on Niani ühesuunaline ründedroon. Selle drooni ehitas Wiltshire'is BAE Systemsi tütarettevõte nimega Callan Lens. Seda drooni on Ühendkuningriigis põhjalikult testitud, enne kui see Ukrainasse saadeti. 3. juulil viis kuninglik meerevägi esmakordselt läbi testi sõjalaevalt, kasutades laeva tekile paigaldatud käivitusseadet. Kuninglik merevägi kinnitab samuti, et droon on läbinud põhjalikud maismaa katsetused ning sellel on autonoomsed funktsioonid. Millised need funktsioonid täpselt on, ei ole kinnitatud, kuid võime eeldada, et Nian suudab automaatselt jälgida ja sihtida kõike, mida ta peab tabama. See ei ole droon, mis on mõeldud sügavale Venemaale löögi andmiseks. Selle tiivaulatus on 2,9 meetrit ja tegevusraadius umbes 240 kilomeetrit, mis teeb selle ideaalseks rünnakuteks okupeeritud aladel ja Venemaa piiriäärsetes piirkondades. On kinnitatud, et Niani on kasutatud vähemalt ühes rünnakus Belgorodi vastu, mis lisab õli tulle seoses võimalusega, et Ühendkuningriigi droone võidi kasutada Ukraina 16. augusti rünnakus. Lõppude lõpuks oli Belgorod selle rünnaku sihtmärk ja Nian on just sellise ulatusega sihtmärkide jaoks loodud. See droon ei ole eriti võimas. Selle maksimaalne stardikaal on umbes 75 kilogrammi ja see suudab kanda vaid 20 kilogrammist kasulikku koormust, teatab Militarni. Kuid droon on modulaarne, võimaldades sellele paigaldada erinevat varustust sõltuvalt missiooni nõuetest ja see võib saavutada tippkiiruseks 222 kilomeetrit tunnis, muutes selle peatamise keeruliseks, kui see lendab sõna otseses mõttes Venemaa õhutõrjesüsteemi radarite alt läbi. Mis puudutab teist drooni, siis siin lähevad asjad veidi segaseks. Teine droon, mille Ühendkuningriik on Ukrainale andnud, on palju salapärasem kui esimene. Kõik, mida me seni teame, on see, et seda toodetakse Ühendkuningriigi tehastes. Selle lennuulatus on üle 965 kilomeetri ja see lastakse õhku katapuldiga, mis tähendab, et Ukrainal ei ole vaja selle õhku tõusmiseks lennurada. See katapult võimaldab Ukrainal saata kiiresti järjest taevasse mitu teist tüüpi drooni, mis võimaldab kiiresti luua parve, mis seejärel laskub Venemaa peale. Lisaks sellele ei ole drooni ega selle tootja nime avalikustatud, väidetavalt turvakaalutlustel. Ukraina ja Ühendkuningriik tahavad selle drooni kohta vaikida. Mida kauem Venemaal kulub aega oletamiseks, seda tõhusam on see nimetu droon Venemaa õhutõrje vastu. Ausalt öeldes oleks Venemaa pidanud seda ette nägema. Kuigi Ühendkuningriik ei ole ametlikult kinnitanud oma droonide kasutamist Venemaa territooriumil, pole ta sugugi tagasihoidlik olnud Ukrainale vajalike relvade andmisel, et põhjustada tõsist kahju. Juba aprillis teatas Ühendkuningriigi kaitseministeerium, et nende pühendumus Ukraina toetamisele on vankumatu ning kirjeldas, mida Ühendkuningriik kavatseb Ukrainale 2026 aastal anda. Me oleme pühendunud sellele, et anda Ukrainale varustust, mida ta vajab, ent Putini ebaseadusliku sissetungi eest kaitsmiseks, teatas ministeeriumi pressiesindaja ja lisas. See hõlmab sel aastal üle 150 000 drooni, tipptasemel Stonecloak seadmeid, mis takistavad Vene õhutõrjet, ning innovaatilisi ja madala hinnaga tiibrakette. Enne kui liigume edasi selle juurde, mida Ühendkuningriigis valmistatud droonide kasutamine Venemaa vastu sõja laiemas kontekstis tähendab, väärib see Stonecloak seadmete mainimine veidi rohkem tähelepanu. Stonecloak on väga nutikas seade. Elektroonilise sõjapidamise ehk EW-süsteemina on Stonecloak mõeldud paigaldamiseks otse droonidele. Seade on umbes tahvelarvuti suurune ja see tekitab elektroonilist segamist, mis muudab õhutõrjesüsteemidel raskeks jälgida ja rünnata õhusõidukit, millele Stonecloak on paigaldatud. Midagi sarnast nagu peibutusvahendid või õhutõrje sihtimissüsteemid. Miks me sellest räägime? Tuletage meelde, mida me varem Nian drooni kohta ütlesime. See on modulaarne ja seda saab varustada kõigega, mida on vaja selleks missiooniks, millele see saadetakse. Me teame, et Ukrainal on Stonecloak seadmed. Ei ole raske oletada, et mõned neist seadmetest võidi paigaldada Nian droonidele, mis ründavad Belgorodi ja teisi sihtmärke piiri ja okupeeritud aladel.
tükid langevad paika. Suurbritannias valmistatud droon, millele on paigaldatud Suurbritannias toodetud elektroonilise sõjapidamise süsteem ja mis ründab Vene sihtmärke, saadab Putinile selge sõnumi. Suurbritannia sõjalised sidemed Ukrainaga muutuvad ainult tugevamaks. Venemaa on mures ja tal ongi põhjust muretseda. Need sidemed annavad Ukrainale jõudu juurde ning tagavad, et Suurbritannia on valmis võitluseks, milleks ta arvab, et Putin valmistub. Aga enne kui me nende teemadega sügavamale läheme, tuletan meelde, et te vaatate sõjasaadet. Kui te pole veel kanalit tellinud, siis nüüd on aeg vajutada nuppu ja lubada teavitused. Need sidemed, millest me rääkisime. See, et Suurbritannias valmistatud droone kasutatakse Venemaa ründamiseks, on viimane märk sellest, et Ukraina ja Suurbritannia vahelised sidemed muutuvad nii tugevaks, et need teevad Kremlile tõsist muret. Ja see pole kaugeltki kõik, sest need sidemed on arenenud juba aastaid. Alates sissetungi algusest on Suurbritannia olnud üks Ukraina suurimaid sõjalise abipakkujaid. Suurbritannia valitsuse sõnul on riik andnud Ukrainale seni peaaegu $34 miljardit, millest enamik on olnud sõjaline abi. Kuid Ukraina on saanud ka üle $7,5 miljardi mittesõjalist abi, näiteks fiskaalsed garantiid ja kahepoolseid kohustused. See on juba iseenesest üsna märkimisväärne toetus, kuid Suurbritannia ja Ukraina suhe on palju sügavam. Lausa 100 aastat sügavamale. 2025 aasta jaanuaris sõlmisid Suurbritannia ja Ukraina 100-aastase partnerluslepingu. Selle lepingu alusel on mõlemad riigid võtnud kohustuse tihendada kaitse- ja tööstuskoostööd ning luua kiire reageerimise mehhanismid. Suurbritannia on samuti kohustunud andma Ukrainale igal aastal vähemalt umbes $4 miljardit abi kuni 2030-2031 majandusaasta lõpuni. Pärast seda ütleb Suurbritannia, et annab abi nii kaua kui vaja, et toetada Ukrainat. Teisisõnu, kui sõda kestab veel 2031. Aastaks siis Suurbritannia toetus ei lõpe, kuid võib-olla on tegelikest lubadustest veelgi olulisem sõnum, mida see kokkulepe saadab. See ei ole lihtsalt see, et Suurbritannia ütleb, et aitab Ukrainat. See on Suurbritannia sõnum Putinile, et Ukraina eksisteerib ka 100 aasta pärast. Teisisõnu, härra Putin, teie püüdlused muuta Ukraina suveräänsest riigist Venemaa osaks on määratud läbikukkumisele. Me võime jätkata nende sidemetega. Teiste näidete hulka kuulub see, et Suurbritannia ja Ukraina sõlmisid 2026 aasta jaanuaris $27 miljoni suuruse lepingu, täpselt 100-aastase kohustuse aastapäeval, et aidata Ukrainat energiataristu parandamisel pärast Venemaa jõhkrat kampaaniat Ukraina energiataristu vastu talve jooksul. 10. augustil teatas Euromaidan Press, et Ühendkuningriik valmistub lubama Ukrainal osta Ühendkuningriigis toodetud relvi, kasutades selleks $70 miljardi suurust laenu, mille Ukraina sai Euroopa Liidult. See on oluline samm. Me räägime Euroopas sageli kui kollektiivist ja Ühendkuningriik on tõepoolest osa Euroopast, kuid ta ei kuulu Euroopa Liitu ega ole sinna juba mitu aastat pärast 2016. aasta Brexiti hääletust kuulunud. Nii et me näeme siin mitte ainult järjekordset Ühendkuningriigi toetuse taset Ukrainale, vaid ka suuremat koostööd kahe eraldi üksuse, Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, mis saab Ukraina tuleviku koostöö vallas ainult head tähendada. Ja kõige tipuks, vaid paar kuud enne selle laenu väljakuulutamist teatas Ühendkuningriik, et katsetab lennul 3 pika tegevusraadiusega süsteemi, mis on mõeldud nii Ühendkuningriigile endale kui ka Ukraina abistamiseks võitluses Venemaa vastu. Nende süsteemide tehnilised andmed on paljastavad. Ühendkuningriik soovis relva, mis suudaks läbida vähemalt 500 kilomeetrit, kanda vähemalt 225 kilogrammist lõhkepead ja saavutada tippkiiruseks üle 600 kilomeetri tunnis. See salapärane droon, mida mainisime kui osa paarist, mida Ukraina nüüd Venemaa vastu kasutab, omab lennuulatust üle 500 kilomeetri. Täpsemalt 965. Kas see teine droon võib olla ühe neist juunikuiste testide tulemus? Jällegi, me ei pruugi seda kunagi teada saada, kuna Ühendkuningriik ja Ukraina ei avalda palju. Kuid nagu Stone Cloaki ja Nian drooni spekulatsioonide puhul tunduvad tükid omavahel üsna hästi sobivad. On üks asi, mida saame nüüd kindlalt järeldada, kui Ühendkuningriigi droonid lendavad Venemaale. Ühendkuningriik on muutunud Putini jaoks tüütusest tõsiseks ohuks. Kõik tänu oma toetusele Ukrainale. Venemaa on juba kujutanud Ühendkuningriiki peamise kurikaelana loos, mille Kremli Ukraina sissetungi ümber loob. The Guardian märgib, et Venemaa on erinevatel aegadel süüdistanud Ühendkuningriigi droonirünnakute kavandamises Venemaa lennuväljade vastu ja selle võimaldamises, mida Venemaa nimetab terrorirünnakuteks Venemaa sees. Ja isegi mingisuguse rolli mängimises kohutavas kontserdirünnakus Moskva Krookuse linnahallis, milles hukkus vähemalt 145 inimest ja sai vigastada üle 500 inimese. Viimane neist on eriti absurdne, kuid see näitab, kui kaugele Venemaa on valmis minema, et kujutada Ühendkuningriiki Putini loos kurikaelana. Ja kogu see narratiivi väänamine toimub sellepärast, et Ühendkuningriik on olnud sama vankumatu Ukraina toetaja, nagu ta väidab end olevat. Nii et see, mida me näeme, kui Ühendkuningriik aitab Ukrainal droonirünnakutega Venemaad hävitada, on lihtne. Kui Putin tahab teha Ühendkuningriigist selle väänatud Vene narratiivi kurikaela,
siis Ühendkuningriik mängibki nii head kurikaela, kui suudab. ja tal on põhjust sellesse rolli astuda. Mõned arvavad, et Venemaa on palju lähemal sõja alustamisele Ühendkuningriigis, kui sa arvad. Juunis ütles Sir Richard Knighton, kes on Ühendkuningriigi kaitseväe juhataja, et Ühendkuningriik seisab silmitsi Venemaalt tuleva suurima ohuga alates külma sõja ajast. Ta nimetab praegust aega Ühendkuningriigi jaoks viimaste aastakümnete kõige ohtlikumaks perioodiks, lisades, et Venemaa on ületanud piire hübriidrünnakutega, mis hõlmavad mõrvakatseid, küberkuritegevust ja sabotaaži. See on kõige ohtlikum aeg, mida ma oma tööelus olen kogenud. Ja on oluline, et ühiskond ning kõik meie seda mõistaksid ja tunnistaksid. Ja see võib tähendada, et peame tegema teistsuguseid valikuid ja seadma teistsuguseid prioriteete, ütles Knighton. Teistsugused valikud ja teistsugused prioriteedid võivad tähendada seda, et anda Ukrainale droone, mida ta saab kasutada Venemaa kahjustamiseks enne, kui Venemaa jõuab kahjustada Ühendkuningriiki. See võib tähendada ka mõningaid huvitavaid samme, mida Ühendkuningriik on kas juba astunud või kaalub astuda, et tulla toime Venemaa ohuga. Näiteks veebruaris saatis Ühendkuningriik lennukikandja lahingugrupi, mida juhtis HMS Prince of Wales Põhja-Atlandi ja kaugpõhjavetesse operatsiooni Firecrest raames. On ainult üks põhjus, miks Ühendkuningriik on saatnud lennukikandja nii kaugele põhja. Ta tahab, et Putin teaks, et ta on valmis kaitsma ennast ja oma NATO-liitlasi ajal, kui Venemaa püüab laiendada oma huve Arktika piirkonnas. Teine huvitav näide on hetkel veel ettepanek, kuid või peagi muutuda poliitikaks. Augusti alguses avaldas ajaleht Telegraph Ühendkuningriigi poliitilise arvamusloo, milles tehti ettepanek luua niinimetatud Euroopa Konföderatsioon. See ettepanek on oluline selle tõttu, mida see tähendaks Ukrainale. Vastutasuks taas ligipääsu eest Euroopa Liidu ühisturule pärast Brexiti võiks Ühendkuningriik pakkuda Ukrainale oma tuumavihmavarju, andes Ukrainale vastumeetme Venemaa tuumaohu vastu. Kõik see tähendab väga lihtsat asja. Ühendkuningriigi droonide lendamine Venemaale on alles algus. Ühendkuningriik tahab, et Venemaa maksaks kõige eest, mida ta on Ukrainale teinud, kuid samas tahab ka, et Kreml teaks, et Venemaa katsed hirbilutada hübriidsõjaga ei toimi. Kui Putin tahab kaklust, siis Ühendkuningriik on juba kindad käest võtnud ja valmistub selle kakluse tõeliseks madinaks muutma. See võib kõik alata droonide andmisest Ukrainale, kuid kui Knightonil ja temasugustel on õigus ja Venemaa läheb veelgi kaugemale, siis on Ühendkuningriik valmis, seistes õlg õla kõrval Ukraina ja oma NATO-liitlastega. Ja rääkides NATO-liitlastest, siis Ühendkuningriik ei ole ainus riik, mis annab Putinile palju põhjust muretsemiseks. Poola ei ole Venemaaga rahul pärast seda, kui KH-101 tiibrakett kukkus sügavale Poola territooriumile. Seetõttu plaanib Poola omalt poolt midagi suurt vastu teha. Mis see on? Saad teada, kui vaatad meie videot. Aga enne kui lahkud, ära unusta tellida sõjasaadet ja lülitada sisse teavitused, et sa ei jääks ühestki meie videost ilma. Ja aitäh, et vaatasid!